Pall pandaks mängu, loetakse mõlemad mängijad üle ja läksime. Eesti saab siis õiguse palliga kõigepealt alustada ja saavad juba tulla vastu rünnakule. Tehakse seda mööda äärt hetkel ja hästi säilitab siin number 7 Karadotir palli, aga juba on pall Eesti karistusala lähedal ja driblab seal hästi ja murrab kasti, kas tuleb löök ka ja oleme 1-0 taga. Mängu teisel minutil siis õnnestus Islandil juhtima minna. Selline korralik ehmatus kindlasti Eesti tüdrukutele, et mäng väga kiire tempoga käima läks ja vaatab, kas siit tuleb otse peale löök, et tulebki otse peale löök ja väravat Barbus tõrjub, panna vähe pikem pall, et siin oleks võimalik rohkem seda esimest palli võita ja ei võida Eesti esimest palli. Ikka on Islandi käesse ja see oli nüüd väga hea pööre ja nüüd on ohtlik olukord, nüüd on põhimõtteliselt 1-1 minemas ja seis on 2-0. Värava autor number 8 Arna Isold Stefansdottir. Ja tuleb natuke võib-olla tähelepanelik olla, et siin enda värava eest lahti löögist tegelikult endale ilma mingisuguse suurema pingeta, et peab turniiri võitma või kuskile alagrupist edasi või tagasi saama. Ja nüüd siin Islandi tuleb nüüd ohtlikult. Vahepeal on Island juba tulemas jällegi meie ja karistusala juurde ja lükkavad siin ilusti. Ja nüüd tuleb kaugelt peale löök ja hea tõrje tuli Barbuse poolt. Aga seal päris jõuliselt lähme sisse. Aga jällegi on Island tulemas ja nüüd saab päris ohtlikult seal värava ees ja teeb ka peale löögi ja kas õnnestub ka ikkagi välja tulla sealt Karadotir jällegi palliga. Ja siit keskele ja tuleb peale löök ja siin ei läinud hästi selle püüdmisega, see põrge on täna Eesti vastu ja midagi pole teha, seis on 3-0. Peaks nüüd korra kordusest vaatama, et kes siis täpsemalt see värava autor oli. Vilniuse Žalgiris, mis siis mängib, kus siis mängitakse ka naiste Balti liigat näiteks. Aga nüüd jällegi sealt parema ääre pealt tullakse ja jällegi tullakse sealt tagant välja ja niimoodi lüüakse meile ka 4. Juba mitmendat korda tullakse sealt tagumisest tsoonist meie kaitsjate pimedast nurgast välja ja seetõttu tihtipeale saavad need Islandi mängijad palli kuidagi seljaga värava poole, aga kuna me ei suuda nii kiiresti. Ja number 6 Teresa Tohver. Ja pall on mängus ja saab kohe saab Island siin löögile ja nüüd tuli tõrje ja Barbus hästi tõrjus, aga nüüd tuleb uus löök kohe. Ja nagu esimene poolaeg, siis väga-väga kiiresti tuleb see värav ära, et Eesti natukese kipub siit riietusruumist välja tulema pigem uimasena. Ja ei jõudnud ka mina vaadata, kes selle löögi seal täpselt tegi. Väike tähistus ka muidugi. Pressi nüüd tegema. Aedlal oli küürar nukkaga, aga see ei olnud seal kehast väga palju eemal. Ja tuleb pall kasti ja väga hästi keerutatult sinna kasti. Ja Eesti koondis ülejäänud staffi. Ehk siis abitreener Deniss Samoilov, teine abitreener Lada Terešenkova. Oi, ja nüüd tuli. See mängi on, kes sisse tuleb. Aga vahepeal käib mäng platsi peal edasi ja Pihlak seal idistab ja tegelikult ka vea vääriliselt taga. Ja tõrje teeb Barbus. Annab nurgalööki ja seekord tuleb pall kasti ja selle saame nüüd puhtaks löödud, aga ikkagi nende jala peale pall ja tuleb kaugelt löök ja nüüd on uuesti Island tulemas. Näeb pikem pall ette, kas seal suluseisu võib-olla ei olnud ja nüüd jäime natukese magama selle enda rünnakuga ja lasime endale pikema palli selja taha minna. Nii, Eesti poolt siis välja Gretlin Pihlak.
kas proovitakse jällegi lahti mängida? Ei, siiski mitte. Pall tuleb esimesse posti ja saavad ka löögile. Saab natukese sinna väravale ruumi anda. Ja tulebki värava peale see pall ja oleks võinud varem tulla ja laseme ikkagi välja sealt. Kaaradotir jälle saab siin ette võtta Laidmetsa ja teeb seda ka edukalt. Kas läheb ka löögile? Ja hästi Parvus tõrjust väga palju sinna juurde. Ei ole mõtet panna ka. Laidmets võidab palli ja ongi läbi. UEFA U16 sõprusturniir, tüdrukute koondised Island-Eesti. Island võtab täna siit 6-0 võidu. Pärast natukest ootamist saime siia ekraani ette meil Frida Gabriel. Frida, päris korralik andmine oli täna. Mis sa tänasest mängust kaasa võtad? Ma arvan, et ma võtan selle kaasa, et me arenesime tiimiga ja saime kuidagi täna platsil rohkem pärast teist mängu siis nagu ühtsamaks ja saime rohkem nagu suheldud ja jõudsime enda eesmärgid ära täita. See on ju väga hea. Kuidas sa ise oma mänguga rahule jäid? Said päris palju koolitada seal Islandi mängijaid ja said ise ka natuke õppida? No kuna ma tavaliselt ei ole eriti kaitsemängija, siis jäin suust hästi rahule, sest tegin esimest korda seda ja ma ei tea, ainult paremaks saab veel minna. Järgmine mäng Slovakkiaga. Kui saad platsile, siis mis su isiklik eesmärk on sellele mängule? Lüüa väravaid, palju, vähemalt 1 ja võita.